Kuule, aga ma ei tule täiks minuga. Okei. No toi, tšau. Oi, kas see ongi see võõrliik, mida õpetaja meile õpetas? Huvitav, kas seda on siin Viimsis veel? See on ju see konnatiik. Huvitav, kus sellel kevadel konnad jäid? Ja kas üldse Viimsis see kevad konni oli? Siin oli ju vanasti suur puu. Huvitav, mis sellega juhtunud on? Peaks veel uurima, mis siin kandis looduskaitse alla. Huvitav, kus see lõhk tuleb? Kas see on meri või on õhk saastunud? Ma küsin homme õpetajalt, kus ma saaks selle kohta uurida. Tere, minu nimi on Kristin Ville ning täna tutvustan ma teile erinevaid andmekogusid, kust leida vastused Juku küsimustele ehk kust leida kõige värskem keskkonnainfo ning kuidas erinevaid keskkonnaalaseid andmebaase saab kasutada ära õppetöös. Keskkonnaagentuur tegeleb keskkonnaandmete kogumisega, säilitades neid erinevates infosüsteemides. Nende andmete põhjal anname siis keskkonna kohta pikaajalisi või operatiivseid ülevaateid, prognoose ja hoiatusi. Erinevate keskkonnaandmete ja seiretulemuste põhjal koostame hinnanguid, mis on aluseks siis poliitika kujundamisel ja selle najal siis langetatakse ka valdkonda puudutavaid otsuseid. Üheks võimaluseks siis ise andmetega tutvuda on kasutada keskkonnaregistri avalikku teenust. Keskkonnaregister on loodusvarade, looduspärandi, keskkonnaseisundite ja keskkonnategurite andmeid sisaldav riigi põhiregister, mille eesmärgiks on siis koondada kokku kogu keskkonnaalane info ühte registrisse. Et seostades siis selle kaudu kõik keskkonnaandmed ajas ja ruumis, anda nendele siis õiguslik tähendus, tagades usaldatavus. Et näiteks saab siis andmeid pärida erinevate väljade alusel ning samuti kaardil. Tulevikku silmas pidades saame teile tutvustada juba varsti, hiljemalt siis aasta alguses keskkonnaportaali, mis on keskkonnaregister uues kuues. Esialgu käsitleb portaal keskkonnaregistrit, kaardirakendust ning andmeotsingut. Hiljem koondatakse sinna ka erinevaid analüüse, kaardilugusid ning avaandmeid ning artikleid Keskkonnaministeeriumi haldusala üleselt. Samuti saame uudistada juba uue aasta alguses loodusveebi, kuhu siis koondatakse mitmeid loodusteemalisi veebilehti. Miks seda aga tehakse, on sellepärast, et sooviksime vähendada elurikkust käsitlevate veebi- ja infoallikate killustumist ning dubleerimist. Loodusveeb on lihtsas keeles, nii-öelda ei sisalda enam sellist kantseliiti ning on igaühele, kes loodusest huvitub või loodusega igapäevaselt kokku puutub. Erinevalt siis keskkonnaportaalist loodusveeb kaarte ja andmestikke enam ei sisalda, et nendele lingitakse ja viidatakse. Hetkel on valmis sellest demoversioon ning see tutvustab siis üldist ülesehitust. Et veebilehelt on tulevikus leitavad erinevad loodustemaatilised artiklid, üritused, vabatahtlikud üleskutsed ning samuti ka kõik elurikkusega seotud terminid, selgitused, nõuanded, seosed. Mainimata ei saa jätta ka Keskkonnaagentuuri kodulehte, kus leiab siis erinevaid juhendmaterjale, aruandeid näiteks õhu kvaliteedi või jäätmete kohta, niisamuti ka erinevaid keskkonnaseisundi koondülevaateid näiteks Narva või Tartu kohta. Samuti on lahti seletatud ka erinevad keskkonnanäitajad. Kas sa näiteks
Kust ma võiks leida informatsiooni, kui ma tahaksin andmete kogumisse panustada? Selleks tuleb leida vaid meie kodulehel üles vabatahtliku seire juhendmaterjal. Näiteks sealt leiad, milline näiteks näeb välja arusisalik või kuidas teistest Eesti roomajatest teda eristada. Lisaks eelmainitule on kodulehel leitavad erinevad kaardilood, milleks üheks näiteks on Eesti looduse kaitse aastal 2020. Interaktiivne kaardilugu, mille siis Keskkonnaagentuur andis välja Eesti looduskaitse 110. sünnipäeva puhul. Käesolev siis kaardilugu hõlmab endast siis enamikke looduskaitse tahke, alates klassikalistest looduskaitsealadest ning kaitse alla võetud liikidest viimase 10 jooksul päevakorda kerkinud teemadega, näiteks loodushüvede ehk ökosüsteemide kaardistamine. Käesolev interaktiivne kaardilugu käsitleb endast siis kõige olulisemaid ning kaartidel paremini väljendavaid aspekte, sisaldades vahepealsetel aastatel toimunud muutusi ja trende, et neid andmeid, statistikaid ja jooniseid on võimalik siis kasutada ka õppetöös näiteks looduskaitse teemasid käsitledes, et võiks näiteks õppetöös ilmestada erinevaid materjale. Õppekava rikastamiseks on mitmeid viise. Näiteks on põhikooli õppekavas punkt vesi kui elukeskkond, mis sisaldab siis erinevaid õpitulemusi. Miks mitte kaasata erinevaid kaardilugusid, näiteks põhjavee või pinnavee seisundi kohta ning meie poolt pakutavaid juhendmaterjale. Loodusvaatlusi saab aga iga õpilane sisestada loodusvaatluste andmebaasi ehk LVA-sse, kus ta annab oma panuse juhuvaatlustele ning seiresse. Ilma kohta leiab infot aga ilmateenistuse kodulehelt, kus saab huvi korral selgeks ka erinevad pilveliigid ning erinevatest taimed. Näiteks samuti, kui ma soovin teada saada, et milline taimeliik või loomaliik peab oma koduks ka minu kodu, siis selleks on ka erinevad andmebaasid. Miks mitte rikastada selgroogsete loomade tundmaõppimisel ka midagi, anda kuidagi sellist lisandväärtust, et sooviks näiteks panustada kahepaiksete vabatahtlikkusse seiresse. Siinkohal oleks sobilik meenutada esitluse alguses Juku küsimusi ning innustada ka teisi kooliõpilasi erinevaid uurimusküsimusi püstitama. Oleme toonud siis näiteid võimalikest uurimustööde teemast, mida näiteks kooliõpilane võib kasutada meie andmeid. Näiteks kuidas jõuab mikroplast siis meie merre läbi kosmeetikatoodete või kuhu üldse jõuavad meie elutegevuse jäägid. Kui Juku teab, kust leida kõige kvaliteetsemad keskkonnainfot, siis teeb Juhan tulevikus kaalutletud ja keskkonnasäästlikke otsuseid. Tere tulemast minu kontorisse. Mina olen Juhan ja töötan kohalikus omavalitsuses keskkonnaspetsialistina. Ja oli alles justkui eile, kui käisin veel koolis, õppisin bioloogiat, geograafiat, eesti keelt. Ja siinkohal tahakski tänada oma bioloogiaõpetajat, kes õpetas meile kasutama erinevaid andmebaase, kus leida keskkonnaalast infot. Ning nüüd saan seda kasutada igapäevaselt oma töös kui ka eraelus, et teada saada näiteks, mis seisundis on minu maja taga asuv verv või mis liigid elavad seal metsatukas. Et igal juhul väga põnev ja kasulik ka. Suurepärane, me täname väga Kristinit selle ettekande eest. Aitäh! Ja ma julgustan kõiki meie jälgijaid ja siin natuke inimesi on ka siin saalis, peab tunnistama, et ka teie võite loomulikult esitada küsimusi, pange need kirja, teie vaikival nõusolekul loen need ka ette, vaatan, mida meilt küsitud on.
see on üks huvitav küsimus. See on saanud juba ühe suure pöidla, aga maru raske vist sinu käest küsida, aga et kas on mingit ülevaadet, kas Keskkonnaagentuuri hinnanguid ja analüüse arvestatakse ka Eesti poliitiliste otsuste tegemisel? On sinul teadmisi selle kohta? Kindlasti me pakume kvaliteetseid algandmeid, et võib-olla olekski tore tutvuda, et näiteks oleme andnud oma kodulehel välja sellise Tartu koondülevaate näiteks keskkonnaseisundist, kus on siis erinevaid keskkonna aspekte käsitletud, et kui heas või halvas olukorras on näiteks Tartu linnavesi või kui hästi sealt jäätmeid sorteeritakse. Aga jah, et see on hästi huvitav küsimus. Et kindlasti andmed on olemas ja andmed ongi kvaliteetsed ja see ongi nagu suunatud õigete poliitiliste otsuste siis tegemisteks. Ma küsin selle ka veel, et kuidas te ise praegu näete, ma ei tea, kas te näete seda liiklust kas siis internetist või nii palju, kui teilt näiteks päringuid tehakse, et kas see info, mida te haldate ja omate, kas seda osatakse küsida ja kas seda küsitakse? Ja kindlasti küsitakse seda erinevate teabepäringute ja teabenõuete osas, et me saame ka avalikustada, jagada infot, mis pole võib-olla internetis koheselt kättesaadav, aga kindlasti näiteks esimese või teise kategooria taimed, loomad, et kui on soovi näiteks uurimustöös neid andmeid kasutada, siis me kindlasti nagu jagame neid. Ja. Suurepärane, head mõtted selleks, et kus juba siis kui eelnev ettekanne oli sellest, et saab osaleda loodusvaatlustel maratonidel, siis nüüd on meil ka siis andmed kuskile kogunenud ja meil on hea võimalus nüüd kirjutada oma tööd kokku koolis näiteks juba, harjutada seda, kuidas teadust tehakse. Kas on andmeid ka selle kohta, kui palju õpilased juba keskkonnateemalisi uurimustöid teevad? Kas teil on sellist ülevaadet, võib-olla mõni siin saales oli ja teab seda, et aga mina tean nii palju, et ülikooli kaasjuhendajad oleme olnud, et minu toredad kolleegid on olnud ülikoolides kaasjuhendajad, kui kahjuks sellist infot, et kui palju on siis näiteks kooliõpilasi olnud meil uurimuste teemad, seda ei ole. Selge, seda võiks täitsa kohe mõelda, kuidas info kokku koguda, olekski hea ülevaade. Niimoodi. Kas õpilastele on need andmed kättesaadavad tasuta või tuleb nende eest ka maksta? Kättesaadavad on täiesti tasuta. Ja. Nii et suurepärane, andmed on teie päralt. Mõelge välja, mida te uurida tahate ja ehk on siis juba kõik teie eest kokku kogutud. Teie asi on siis vaadata, mida selle põhjal öelda. Kas on võimalik oma argumenti toetada, nagu öeldakse? Niimoodi, kas meil on veel küsimusi laekumas? Vaatan siit pealt, võite veel julgelt värskendan natukene seda lehte. Niimoodi. Ma küsin siis seda veel, et kas te tunnete, et sellest praegu, et Keskkonnaagentuuril on nii palju teavet, teatakse liiga vähe või teatakse piisavalt? Ma arvan, et kindlasti inimesed ei ole teadlikud sellest infotulvast, mis meil on kõik avalikult kättesaadav, et kindlasti innustame rohkem inimesi ise uurima ja kas või guugeldada näiteks erinevaid andmebaase. Selge, suur tänu sulle veel kord, Kristin. Kui laekub küsimusi, siis saame hiljem ka nendele vastata, näiteks e-kirja teel. Ja, kindlasti, jah. Ja, suur tänu sulle veel kord.